Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tervist! Nagu te taustal olevatest helidest aru saate, siis alustame saadet Kuues käik, kus mina, Heidur Väljurand, olen Delfi stuudios. Roland Poom on meil siis taas raudel eemal. Selles, kui see heli on meil viimastel saadetel on nagu ta on, siis süüdistage selles Roland Poomi naist. Aga koos selle taustahelidega loomulikult otse koha pealt toob meile kohe muljeid kuulus Kaspar Ruus. Alustame tead kohe peamisest. Rallipäev lõppes nii esimene Roompere, teine Tänak, kolmas Evans. Me jõuame nii läbi lahata, aga rõva paut oli see Sébastien Ogier väljasõit. Esialgu tundus, et mees tegi äkki sõidu hea, aga hiljem selgus, et oli tegu siiski sellega, et ref tühjenes, ükski andur talle seda teada ei andnud. Ja siis lihtsalt polnud sellest kurvis võimalik keerata. Kaspar Ruus rääkisid Sébastien Ogier'ga, mis tujust oli, mis olemisega ta oli, kuidas ta ise, mida ta sulle rääkis? Jaa, ma pean parandama, ma ise Ogier'ga ei rääkinud. Parasjagu tagasi, aga me jõudsime ja Taavi siin pilistas, kuidas seal masinakalal tööd tehti ja ta nägi Ogier'd ka, ma ise samale kirjutasin lausid maha, aga eks ta ütles, et oli nii-öelda mõtlik ja murelik, aga ei selles mõttes, et kui ta homme stardib, see tundub nagu, sellega peaks kõik, tundub, et kõik on nagu okei, et ei ole tulnud küll signaal, et homme ta rajale ei saaks tulla. Aga selle sama pauguga oli siuke tobe asi, et me olime seal samal katsel, ma algselt tahtsime minna sinna ühte fotopunkti ja sellest oli kilomeeter selle pauguni. Et oleks võib-olla jõudnud ka sinna. Aga kuna ma ise natuke mina plähmerdasin, siis me läksime teise fotopunkti ja see oli natuke liiga kaugel. Plus see oli levi, nii et me ei saanud kohe teada ka, et mis juhtus. Mõistlik. Võta siis oma päev rottu. Sina nägid Ott Tänakut lähedalt lõuna ajal. Eks ta see päeva lõpus ütles ka midagi stiilis, et ta ei ole nagu õnnelik auto üle, aga ta on rahul. Ehk selles mõttes, et on justkui vist selles seisus, kus ta praegu on viimase välja pigistanud. Et see teine koht kõiki arvestades ei ole üldse ju tegelikult halb koht, arvestades, et see Hyundai tundub kõikide märkide järgi ei ole nii hea kui see Toyota asfaldil. No tundub küll, siin peaks ütleme, ma ei tea, kas väga hästi vihmaga joppama või midagi siukest, et saaks mäekarvist üle olla. Kuule, aga ma praegu lõpetan ka ma lähen proovin ühte intervjuud saama. Ma võib-olla helistan hiljem tagasi. No võt sobib. Ma praegu jooksen. Jookse, okay. Teeme. Tule edu sulle. Et Kaspar Ruus läheb intervjuud võtma. Väike oht oli, et tuleb väike sutsatus. Mis see leik ja Roland Poom. Teeme siis sinuga. Kuule, teeme samas järjestuses. Ogier, päris üllatav pauk. Mis seal juhtus, mis seal valesti läks, kui üldse läks, et selgita siis ära, et kui see ref on natuke tühi, miks juhtub nii, et sa üldse seda masinat keerata ei saa? Jah, eks ta läks nagu läks, et ma pean ütlema, esimese hooga tundus ka, et ikkagi sõiduviga ja natuke palju hoogu sinna kantud. Aga tegelikult juba, kui tulid need replay'd, siis oli saada aru tegelikult, et ta hakkas päris palju kohe seal nagu käsipidurit, üritas seal midagi timmida, et saada pöörama, mis oli aru saada, et see auto lihtsalt ei keera, et kas midagi on purunenud või ref katki. Aga mis siis juhtub? Eks seal oli natukene pahasti oli see lihtsalt, et oligi vist vasak esimene ka, mis katki läks, et tegelikult nii-öelda väliskuri ref on ju, kuhu siis see raskus nii-öelda toetub paremal kurvil, et kui see katki on, siis väga lihtne on see lihtsalt tulema, et auto ei keera. Ja seal seda juhtus, et seal ei olnud hoogu palju ega selles osas sõiduviga ei tundnudki, et nii ta on. Auto ei pööranud, kahjuks juhtus tal täpselt olema ilusti õigesse kohta istutatud kunagi aastaid tagasi üks puu või paar puud sinna täi. Aga teate, ausalt öeldes lihtsalt jälle sportlikult hinnata seda meistri võistluste olukorda siin praegu aina põnevamaks läheb. Tõsi ta on, et selles mõttes Evans on saanud justkui ootamatult jämed otse enda kätte, aga seda me kohe menetleme peale seda, kui sa vastad Heiki küsimusele, mis on selline, et muidu on hooldusalades autode putitamiseks ette nähtud aeg.
aga kui auto katkestab, nagu täna Ogier, kas siis on piiramatult aega või siis on reeglid samad, et kui kaua tohivad mehaanikud selle auto kallal tegutseda? Et selgita see loogika ära, et me teame, mis juhtub siis, kui auto tuleb, et sulle garaaži, sul pannakse kell tööle, aga kui see masin on selline nagu Ogier, kas siis on midagi teistmoodi või kuidas see asi käib ja millal see aeg käima läheb? Jah, ühesõnaga tegelikult on niimoodi, et auto viiakse serviceparki ära ja tõmmatakse lindid ümber, et seda autot ei või hakata tegelikult näppima. Ja siis servicepargis kohtunik on kohtuniku juuresolekul, kui meeskond ütleb, et jah, me oleme nüüd valmis, siis fikseeritakse hetk, millal hakatakse autoga tegelema. Aga ma nüüd kahjuks selle osa ma jään nüüd võlgu, et kui palju seda aega seal teha on täpselt, et minu parima teadmise juures tegelikult väiksemates meistrisarjades see on lihtsalt siis Parc Fermé ajaks tuleb auto Parc Fermésse viia või isegi tegelikult, kui me võtame Eesti meistrivõistluste sarja, siis tegelikult hommikul Parc Fermé ajaks, tähendab siis, kui esimene auto välja hakkab minema, siis peab olema see auto seal. MM-il on natuke teistmoodi neid reegleid. Aga ma kahjuks seda aega ei oska praegu peast öelda, kõiki reegleid ka pähe ei suuda jätta. Aga faktikohtunik fikseerib täpselt kellaajaliselt, mis hetkel hakatakse autot remontima ja siis reeglitest tuleneva ajapiirides siis peab see auto valmis olema. Jah, et nad siis hakkasid seda timmima siis, kui polnud viimane kiiruskatse peale, et said natuke varem seda tööd teha. No seda ise võib ju välja uurida tegelikult, et tuli siin sulle natuke ootamata see küsimus ka ja mul polnud aega siin ise uurida. Aga Ogier, no mis seal ikka, et meil see virtuaalselt, eks ole, Ogier on langenud justkui nüüd MM-sarjast 3. kohale ühte äkki. Kuigi need esimesed 3 vahed on ikka väikesed, et ega siin Ogier puhul ei ole ju mitte midagi muud, et ta läheb vajutama. Ega see ongi vist ainus asi, mis siin tegelikult on, et Evans 237, Rovanpera 228, Ogier 224 on see punkti seis. Tead, erakordselt põnev päev saab homme olema minu meelest, sest ma arvan, et Rovanpera sai täna siin juba natuke kruiisida, oli selgelt näha, et pärast Ogieri väljasõitu Rovanpera naudib sõitu, ei sõida seal viimsel piiril. Evans ei saanud hakkama ja Ogier läheb selgelt homme võtma maksimumi. Ja ma arvan, et Rovanpera läheb homme võtma maksimumi. No seal on see vahe, et Ogier homme stardib esimesena. Et seal on see hästi suur sulgudes tõenäoliselt hästi suur eelis, et kui seal vihma tuleb, siis võib-olla natuke teised lood, aga kõigi märkide järgi, et selline 10 punkti on tema võtta, et ta selles mõttes joppas ka, et Munster, et oleks seal võib-olla tulnud katse hiljem, siis võib-olla oleks Munster olnud ja selle eest tolgendada, nüüd peaks kõigi märkide järgi Ogier olema, sest tal seda kaotust on nii-öelda 50 minutit liidrile. Ja selles mõttes stardipositsioon määrab ära, et eks me näeme, et kui on sellised puhtad, peaksid olema puhtad olud, nagu me siin enamasti näinud oleme, ja antikattidega me ei saa öelda, et nagu mingi erakordselt suur vahe oleks, aga jälle, kui olud muutuvad, kogu mäng muutub. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et Rovanpera läheb kindlasti maksimumi peale sõitma, aga Evans ei ole selles vormis, et ta suudaks minna maksimumi peale sõita, et ta teeb head sõitu, ta teeb stabiilset sõitu, ta sõidab kindlate punktide peale, aga nüüd kui teised 2 meest ikkagi lähevad pühapäeva punkte võtma, siis Evans, ma olen sellest suht kindel, et Evans ei suuda selles tempos püsida. Mis tähendab, et see 3 mehe vahel võib minna ikka väga taidiks. See asi, et seda oleks päris pull näha, et kui seal tegelikult Ogier võtab maksimumi Rovanpera selja taga ja Evans kuskil on ka, et mis see pühapäeva õhtuks see seis on. No kiidame siis Rovanpera, et juhib rallit laupäeva järel, võttis tegelikult esikoha enne Ogier õnnetust juba päeva esimesel katsel ja kui Ogier katkestas, siis peale seda on ta sõna otses mõttes kruiisinud, et ta tuleb sinna, ütleb ka, et sõidan omas tempos, aga kui äkki eelviimasel katse finissis selgitas hästi ära, et sõidan omas tempos, aga kui on vähegi sellisem sketši natuke kohtluse muda, et seal ma väldin igasuguseid riske, et see tähendabki, et selline 5 sekundit per katse võin kaotada, elu on ikka lill. Et mõnes mõttes
esikoha heitluses Ogier ratjastamise ikka rikkus ära, et Rovanpera tundub ikka jube kindel olevat seni. Absoluutselt, muidugi, täiesti kindel aga ma arvan, et on hea koht, et eks see ralli on selline, et ühel hetkel pead suruma ja võitluses püsima, teine hetk võid kruiisida ja et ta on, ma arvan, välja teeninud selle kruiisimise päeva teise poole, et üli head sõitu ju tegi ja võttis, nagu juba öeldud sai, puhta sõiduga võttis liidrikoha, et ma arvan, et ta on igal juhul väärt seda positsiooni praegu. Ott Tänak kaotab Rovanperale 36,3 sekundit ja siit räägime siis Ott Tänakust esialgu läbi Ingmari küsimuse. Me näeme, et Ott on vana autoda pigem vägagi konkurentsis ja tiimikaaslastest selgelt ees. Kas võib öelda, et uue auto arenduseks kulunud raha on maha visatud? Suured rahad on alla pandud, aga tulemus jäi kuskilt ja lihtsalt, et seda osa siis natuke iseloomustada ka numbritega, nagu mulle meeldib, siis Neville kaotas täna Tänakule 31 sekundiga ja Fourmaux 48 sekundiga ja Tänakul on nii-öelda see vana auto. Ma tean, et see on see halb sõna vana auto, aga auto, millega ta ei pidanud tegelikult, eks ole, loodika järgi siia tulema, aga tuli ja nagu liigub ju paremini kui teised Hyundaid või? No ilmselgelt, tulemused räägivad enda eest. Et viimati see auto oli poodiumi peal, kui see auto sõitis siis Monacos ja tundub, et kõigi eelduste kohaselt see jätkub. Et just ma tahakski seda öelda, et see ei ole vana auto, no see on eelmise aasta jupid, aga siin ongi see küsimus, et mingisugune väidetavalt tehti mingi suur arendustöö, mingi räige raha pandi hakkama, et ehitada uus auto, millest sisuliselt nagu väga kasu pole. See auto, millega praegu sõidetakse, oli viimati asfaldil poodiumil ja eelmise aasta maailmameistri auto põhimõtteliselt, et auto, millega võeti maailmameistri tiitel. Et see nii-öelda jutumärkides uue auto arendus tõesti ei ole ju nii-öelda seda toonud Hyundaile, mis ta tooma pidi, aga üldse minu meelest selle Hyundai koha pealt, et minu meelest ka see Oti kommentaar tegelikult, mis tuli eile õhtul või pärast meie saadet, et auto seadistuses polnudki nagu probleemi, et meil on hoopis kiiruse või mingi selline lause oli seal. Et kurat, no ei saa enam aru. Tead, ausalt ma ütlen, et ma loobun sellest Hyundai kommenteerimisest, sest Oti kommentaarid ikka on olnud läbi aastat, et seda autot ei ole võimalik seadistada ja balansi probleemid ja nüüd on probleem hoopis lõppkiiruses, et ma loobun. Kõigest, mis on Hyundaiga seotud, ma loobun, ma ütlen, et vaatame lihtsalt, mida mehed teevad. Mina ei saa enam mitte midagi aru. Jah, ma selles mõttes olen päri, et üsna segane see asi on. Et Tänak võttis siis päeva rottu lihtsalt fikseerimine ära, et olen päevada rahul, oli parem kui eile, et sõitsin puhtalt ja andsin nendest kõik, et ma pole õnnelik, aga olen rahul, et homme meie kiirus ei ole erinev, et pigistame niigi viimast välja. Et ma arvan, see tema viimase katse tõdemus võtab vist kõik kokku, et see, et ta oli Evansist täna üle 10 sekundi kiirem, ta võttis puhta sõiduga teise koha, näitab lihtsalt, kui kõva mees on Ott Tänak ja edasi päevas ei ole mitte midagi muud tark öelda, kui sul just ei ole endal mõtteid tekkinud. Ei, ma ütlen ausalt ei ole ja ei oska, ma tõesti ei oska kommenteerida absoluutselt ka seda, et kuidas ühel päeval on see auto jube kehva ja teisel päeval on see auto täitsa okei, et jah, ülitubli päev, et kui eile oleks tahtnud öelda, et selle autoga rallit sõita ei saa, siis täna saaks öelda, et selle autoga võiks tiitli peale sõita küll. et ma räägin, päevad vennad ei ole ja kurat Hyundai'dest kommentaare anda, et parem on olla vait, et see ei tasu ära. Evans, ma ei teagi, mis see Evansi kohta öelda, mees, kes peaks võitlema. Evans teeb seda sõitu, mida ta arvab, et on nagu maailmameistri tiitleks vaja ja lihtsalt kulge võtta kindlasti. Ja nagu kommentaarid täna justkui ei vihja selle, et minust tänased kommentaarid on pigem see, et meil on kiiruses puudu, et selles mõttes me ei ole see, et ta ei ole nagu rahul. Minu meelest on just see, et
et nagu tahame üritama, meil miski pärast ei ole kiirust ja ta ei ole ka see mees, kes nagu lahti viitsiks selgitada, et miks ei ole, et selles plaanis üsna arusaamatu päev, et ei tunduda seda lootust, et homme oleks parem. Mul on teooria. No nii, Roland Poomi teooria number 1. Me kuulsime esimest korda minu meelest ajaloos Riine Villi suust lauset, et ta kartis, hirmus on. Ja kui sellised olud on, kus ikkagi sõita juba tunneb, et ta kardab ja teeolud on mega trikid, siis usu mind, Evansil ei ole kiirusest puudu, Evansil on munadest puudu lihtsalt. Ja see teadmine ju tagakuklas, et kui ma ära panen, on tiitel läinud, on lihtsalt liiga suur ja see mõjutab praegu seda tulemust liiga palju, et ei ole tal kiirusest kuskilt puudu. See auto on väga heas seades, selle autoga saab kiiresti sõita, aga mees lihtsalt ei too seda kiirust ära just täpselt sellel põhjusel, et ta kardab oma mängu maha mängida. Tõenäoliselt on tal see ainuke võimalus tiiti peale sõita siin see aasta ja kui ta selle maha mängib, siis on kas seda võimalust veel tuleb, Roland Poomi teooria. Ja Tänar tubli ja Evansi munades puudu. Ma panen kirja, et siis on pealkirja panna. Mul muidu ei jää meelde. Muidu ma teen saate ära ja siis mul on see täitsa blank, et mis teemadel me üldse rääkisime, siis ma jubalast keeruin, mul läheb kõik meelest ära. Igades 4. mees eile ei rääkinud üldse, sest mehel ju ei ole kiirust ja nagu nii ei tule lõpuni jada. Täna Tats kiiruskatse võitu, kes muu tuli Takamoto Tatsuta ja ülihea päev. Ei no see oli ju äge, tal see üks katse lihtsalt nii sobis, et ta ütles, et ta laiastatus ütles seda, et see oli nii hüplik katse ja põrutas pea nii lahti, et ma ei saanud üle mõelda. Mis oli, vend viskas nalja, vend oli selline tänas seal, et teerised postid ära, ta oli kohe heas töös, et on näha, et ma ütleks, et igati positiivne ralli. Vahe Rovampere alla minuti. Sul on Rovampere vahe Pajariga minut, pluss minut Pajariga, puhta sõiduga. Jumal küll, Katsuta. Kui ta lõpuni tuleb samamoodi, siis on kõik need võivad lutsu visata need vennad, kes ütlevad, et Takamoto Toyotast ära. Kui sul Jaapani mees paneb selle esikolmiku piirimail, siis see on ju super. Ei, nõus, absoluutselt. Ma kritiseerin küll Takamotot palju, aga samas ma olen suur fänn alati olnud, et ta on vägev mees. Aga me oleks pidanud Eiga alustama saadet sellest, et need märgid olid täna ära keeratud. Ja me ei pidanud ootama seda liiga õua, me pidime ootama seda umbes 24 tundi, et seda tulemust näha. Reageeriti uskumatul kombel. Aga ei, Taka poolt lahena, et tegelikult neljapäeval sa küsisid ka, et mis nagu võiks arvata Takast, on ju, sa vist tõid mingi paralleeli, et kumb kiirem võiks olla, kas Taka või Formaino, ja tegelikult me nagu mõlemad arvasime, et Taka võiks ei, ma arvan, et oli Taka või Pajarik. Pajari, sorry, jah, et selgelt ütlesime mõlemad, et Taka on ikkagi parem, ongi. Ja aga see, et ta katsevõite nagu mitmeid võtab, no pigem on üle ootuste hea, peab tõdema. Ja. Nii et minu meelest on see juba nagu tehtud ralli, et nüüd too lõpuni ära, kiirust oled näidanud, too tulemus ka ära ja ongi fine, et ei ole vaja nagu liiga palju ka ühelt rallilt siis eesmärke koguma hakata, et poodiumi peale ära nüüd sõitma hakkama ees. Jah, et ta oli tänane päev, eks ole, ta oli 7 sekundit aedlasem, täna 100 kilomeetrit, 7 sekundit aedlasem kui Evans. Evans on maailmameistri võistluste MM-sarja juht. Et selles mõttes, et ükskõik mis konteksti paneme super päev. Mees, kelle päev ei ole nii super, on Adrien Fourmeau. Ta mõtles küll, et hakkab hirmsasti vajutama ja seda Katsutat püüdma, aga ositi see, võib-olla ka seepärast, et Katsuta oli täna ülihea, võib-olla ositi muudel põhjustel, aga lõppkokkuvõttes Fourmeau ütles, et motivatsioon on läinud. Sellist nii murtud Fourmeau'l on läinud küll varem halvasti, aga sellist asja ma ikkagi olen väga vähe näinud MM-sarjas, et sa oled 5. kohal ja sa ütled, mul pole üldse motivatsiooni sõita, et see ralli võiks juba läbi saada, et põhimõtteliselt ta ikka tahetseb seda eilseid katseid, kus ta selle aega raotas. Ja siis on lisaks on see vana hea testimise jutt, et meil kõik ju testivad siin kõik 5. allapoole ju testivad asju, et selles mõttes on nagu ikka, et ta ütles, et jumal tähendab, see päev läbi sai, oli viimases, et murtud mees, et ma muud ei oskagi rohkem öelda.
Nojah, ega Formeau puhul, kui ta oleks eile oma need 2 katset, kus suur kaotus tuli ikkagi korralikult ära teinud, siis ma arvan, et täna oleks see vahe selline, et Katsutaga oleks motivatsiooni võidelda küll ja homme nagu edasi panna, aga ega aru on saada, kui vaadata neid ikkagi vahesi, siis vahed on selles mõttes ees on suur, Bajari on taga 21 sekundit, aga et see ei ole ka nüüd mingisugune sõit, et Bajari teda otseselt püüdma läheb, aga ega ei olegi, peab nõustuma, ega ei olegi midagi teha, ees on nii suur vahe, et ma kujutan ette, et 5. koht, sa ei saa nagu sellel tasemel sa ei saa olla rahul, et ma tulen 5. kohaga ja jube rahul olen, et ilmselgelt on frustreeriv ja pettunud ikka, et ta eriti, kui ta teab ka väga täpselt, kuhu see aeg jäi, et ralli algus. Formeau puhul on ikka alati, nagu mulle tundub, et see saab ka juba selliseks tavapäraseks, et ta nagu näitab kiiruse poolest, ta võib rallit võitma minna. Ja siis kukub ühel hetkel sinna, et üldse pole mitte midagi. Motivatsioon läinud või meeskond tõmbab maha ralli lõpuks. Et kuidagi väikest viisi ebaõnne sõdur vist see aasta on, aga vähemalt ikkagi sellega peab nõustuma, et ta kiirust nagu on näidanud pea igal rallil. Vähemalt ühe-kahe katse peale. Et siin rallil ka ta ikkagi kuigi palju jõudis oma kiirust näidata. Ja Bajari puhul kiidame seda, et ma ei tea, mulle meeldib see, et ta on nende pimedate katsete lõpus on, et hullult meeldib ja minu eest teiks rohkem mulle, et ütleme, blogijana ütleks, et ei, võiks parem päevavalges selle ära lõpetada, aga vähemalt midagi erilistada. Bajari, ma ei tea, mis see sõna on, enesekindlust ei ole, et kui oli see üks vihmane ratse, mis pidi tooma möllu ja ainus möll, mis tõi oli, eks ole, Ogier katkestamises, seal ta pani kohe pool minutit oli parimast, et kui ei ole päris selline ideaalne olu, siis ta vist seda oma viimast piiri vist ei katsu kordagi siin rallil, et ta on nagu ta on. Jaa, nõus. Tundub, et võib-olla natuke lollas ka see aasta juba omajagu tehtud, et nüüd hooaja lõpuni on mingi selge plaan ikka, et ära tiksuda. Samas me teame, et meil on nagu, oleks kiirustaja, aga siin on jälle see, et hakati juba nagu ju rääkima, et Bajari on oma koht Solbergile ära, nüüd on jälle teine lugu, et Solbergil on nüüd koht loodud, aga Bajari kohta see kuidagi ei ohusta, et võibki rahulikult võtta ja kindla peale tulla, et nüüd ta on see tagasi oma plaan A peale, et lihtsalt sõidame hooaeg ära, saa kogemus kätte, vaatame järgmine aasta, kas paneme hoogu või ei pane. Et tundub, et tal on ka nagu selles osas nagu stress maas ja saab oma tavapärase tööga jätkata. Aga ei, ma ei tea. Eile ma veits kirusin teda, aga ega ma kirun Bajarit enamasti sellepärast, et ta kommentaarid on niivõrd igavad, et ma ei jaksa neid kuulata ja siis ta sügab oma seda nina kogu aeg, et sellest on ka mul juba kopp ees. Aga see ei puutu ta sõitmisesse kuidagi, et ärge saage valesti aru. Ei, midagi, ütleme stabiilne, et mitte midagi ütlev, aga samas tubli, et lõpus. Jah, ja Neville'il oli tänane 5. katse oli vist ainus, kus ta ütles, et näed, hea rütmiga tulin ja päris mõnus oli sõita, et esimest korda enam-vähem üldse sel nädalavahetusel. Aga tema siis väide on see, et tema Hyundai, siis kohe, kui tee on tüntlik, või on selline keerulisem, mitte ütleme tüntlik ja tehniline, siis Hyundai üldse ei liigu, aga kui on natukene selline voolavam ja kiirem, et siis saab selle i20 sõita küll. Ja et homme on sellised voolavamad teed, et mine sa tea, et äkki midagi tuleb, et mine sa tea, et selles mõttes, et mul on nii siiber nendest Hyundai juttudest lihtsalt. Ai, mulle see Neville meeldib. Ma ütlen Neville igas asendis. Mulle meeldib ta alati viitsib rääkida. Mulle ka Neville meeldib, aga üks ralli sobib sellele autole kuradi künklik tee, järgmisel rallil sobib selle autole stile tee, siis ühel rallil sobib selle autole märg katse, järgmisel rallil sobib ainult kuiv katse. Kurat sa aru siis. Et seda juttu ei viitsi liiga palju kuulata enam. Seal oli mingi kiiruskatse sealt oligi, et jälle hakkas sealt seletamine, et oli, mina ei tea, sellised olud, jäi vait, mul polegi midagi rohkem öelda. Aga siis ta ikka rääkis edasi ja siis ta ikka mingi teksti tuli ja siis pani veel edasi mingi minuti, vaata. Ja selle mõttes mul meeldib see mehe jutukus, et ongi see, et
ise kui ei ole mitte midagi öeldes, ma mingid storysid võin ikka rääkida, et selles mõttes pole hullu. Ta üldiselt ta on ikkagi hea tujuga üldiselt, et ei ole mingi nagu liiga depressiivne selle autoroolis, et küll võib-olla kurb, aga mitte midagi hullu, et jutustab küll. Ja noh, selles mõttes võime võtta, et Fourmaux 5. koht, tahaks juba koju ära vaata, et nii jopp ees, kõik on halvasti ja siis on Neville 7. vaata, et mul oli täna üks hea tatse ja äkki homme tuleb ja lähme ja testime ja mis on ikka, et ei ole hullu, et täitsa nagu sellised täitsa erinevates otsades. Mul see Neville'i lähenemine meeldib rohkem, et me proovime ikkagi leida neid seadeid, et mul oleks siin autos lõpus sõita, et vahet pole, et kõik läinud, aga ma tahaks, et mõnus oleks, vaata. Ja siis tuleb Ott ütleb, et seadetest pole häda midagi, et kurat auto ei liigu lihtsalt. Jah, et kõigil on erinev jutt, aga midagi vähemalt on. Ma mõtlen, meid petetakse lihtsalt. No ei, ma ei oska raha. Mis sa oskad? See on kõige rõvedam asi ongi see, et sa pead iga tatse lõpus midagi rääkima. Ja suur battle oli siis täna, ikkagi võib-olla kõige suurem võitluspaar. Nad, kokkuvõttes on üsna raudel, aga Munster versus McErlan. Munster tuli viimase katse finississe, et ma olen parim Ford, let's go, et kõik on hästi. Ja McErlan tuli, et ma olen nii lähedal Munsterile, kõik on hästi, let's go. Et saada, ütleme, iga päev see 2 minutit parimalt ja isegi siis võib olla ilulill. Vaata lihtne, vaata selles mõttes, et need on mehed suudavad ka vähemalt mõelda asju enam-vähem ilusaks ja see on ju puhas õnn. No, mida sa selles olukorras ikka teed, kui üritad positiivsust säilitada, et eks nad teise liiga mehed on ja ajavad seal oma asju. Jah. Ja 9. Ma nüüd sa ära ehmata. Mul on kohe, ma jõuan ta pointid 9. on siis rallilt Solberg. Ja tore. Ralli 2 liider. Ralli 2 teisel juhal on Leo Rossell. Aga miks ma seda ütlen? Leo Rosselli võib-olla. Veel ei ole teada, aga võib-olla järgmine hooaeg kihutavad nad VRC2 arvestuses Lantsiga. Lantsia täna siis teatas, et ametlikult osalevad MM-sarjas, et kui oli oht, et nad selle, mis ta on Ypsilon Rally 2 HF Integraalega, et äkki hakkavad töristama kuskil väiksematel rallidel ja kõike muud, siis täna tuli ikkagi ametlikult Monte Carlos näeme, hakkab kuuma andma ja kui läheb nii, nagu inimesed räägivad, et see hakkab Citroeni asendama, siis vanem Rossell on kindlasti selle roolis, kui ta just ralli ühte ei saa, mis ei tundu reaalne, siis mine tea, äkki Leo Rossell või Bonato või kes igatahes. Aga meil on uus tootja, let's go. Ma ei näe su silmis entusiasm. Ei, selles mõttes ma olen nõus, et positiivne areng on see juba selle poolest, et tegelikult Citroen ei ole täna sarjas ametliku tootjana ehk tehase meeskonnana, vaid seal ikkagi rannib seda PH Sport või Saintelok Racing on seda ranninud ja seal on siis mingisugune väike tehase tugi taga Citroen Racingu poolt. Et seda pakutakse ka, või seal on ka Euroopa meistrivõistluste sarjas sama loogikaga ja nii ongi. Aga Lancia tuleb ikkagi tänase info põhjal nii-öelda tehase meeskonnana Rally 2 sõitma, mis tegelikult on nagu minu meelest kõige suurem asi. Et see nii-öelda lihtsalt mingisuguse toetuste ja raha jagamine erameeskondadele kaob ära ja davai, me teeme seda täis tehase meeskonnana. See lihtsalt võib nagu juhatada edasi veel kuhugi järgmistesse kohtadesse, et okei, meil on tehase meeskond olemas, Rally 2, Rally 1 võib-olla ei ole enam ühel hetkel nii erinevad ka, ja davai, teeme siis, paneme suures klassis ka. Et see võib lihtsalt kuhugi edasi jõuda, et minu meelest on see kõige parem uudis selle asja juures. Jaa, see on, mis see point kaudu seal Lanciaga on, et Lancia puhul on ikka väga suured ootused minul ja kõigil teistel, et see oleks see, et kui hakkame sõitma aastal 2027 Rally 2 plussiga, nimetame natuke edasi arendusega ja kui see Lancial on see Rally 2 olemas ja seda hakata juba edasi timmima, et olla kunagi kuningliklusklassis, siis miks mitte, et on ju tegu siiski. Lancia tundub selline suvaline asi, aga kaks asja ikkagi Stellantis, kõige suurem, peaaegu kõige suurem autotootja grupp, kel ei ole oma masinaid hetkel, mis on suurim häbilugu üldse maailmas ja Lancia siis on
brändina jätkuvalt. Veel, aga mitte kuigi kaua tõenäoliselt Toyota timmid mööda, aga veel on kõige rohkem MM-tiitleid võitnud tootja. Et see, aga ma ütlen Lancia, et iga hea uudis, mis sealt tuleb, on hea uudis meile kõigile. No absoluutselt, ega kui me hakkame juba kokku arutama palju meil siis nii-öelda tehase meeskondasi Rally 2 on, et siis juba nagu hakkab kokku looma, et kui meil on Škoda, sisuliselt on Toyota, on olemas, siis on olemas Lancia, miks mitte ka võib-olla Ford on teinud nii head hooaega Euroopa meistrivõistluste sarjas, et mine tea, võib-olla kui on äge konkurents, tulevad ka oma autoga M-spordi nime all siis sarja, et see tundub põnev. Ja on üks meeskond, kes nagu hetkel väga aktiivselt oma masinaid ei jooksuta, aga nagu Apide Puul ütles, kui on reeglid sobivad, siis me hakkame nendele tulda andma, et see mõttes kõik hästi. Mulle ikkagi meeldib see, et vahet ei ole, et hetkel on ma arvan lihtsam hakata ehitama seda 27 aasta ralli 1-0, kui sellest kuradi ralli 2-st mingit asja saada. Huvitav on see, et see ajaline faktor tundub nende jaoks siis sellest ralli 2-st midagi välja võluda kuidagi parem, aga olgu, et kui nad nii arvavad, siis davai, olen nõus. Kuidas võta siis see päev kui selline rottu, et vihma lubati, vihma tuli, aga kuidas vihm oli nii, et oli ainult ühel kiiruskatsel. Et ütleme ei jopanud võib-olla, et seal hommikul oli ju ikkagi vihmastrateegia asja ka, et kõigil oli vähemalt 2 vihmarehvi kaasas, sinna ma veel jõuan ja Neville'il oli lausa 3, eks ole, et oli lootus, et äkki tuleb rohkem, aga tuli ikkagi vist nii, et ma arvan, keegi ei arvanud, et see päeva 3. katse on sisuliselt täiesti kuiv. Ja. Ei päev kokkuvõttes, ütleme nii, et see Ogieri väljasõit ikkagi muutis seda päeva dünaamikat päris oluliselt. Aga ma pean ütlema, et eestlasena vaadates ikkagi oli väga hea päev jälle just Oti kiiruse üle, et kiiruse tõttu, et selles mõttes väga lahe päev. Aga lihtsalt võib-olla kohati läks lõpuks pärast seda Ogieri offi oli selline veidi juba võib-olla natuke kulgemine kohati aga ei lahe päev kokkuvõttes igal juhul. Ja nagu meie saade oli siin ikkagi peale Kaspar Ruusi offi oli selline raske kulgemine, sest ei saanud kohapealsed uudiseid, siis nii Kaspar Ruus tagasi. Ma loodan, et sa kuuled mind. Tere, mina kuulen teid. Loodan, et ega mind kuulate. No väga hästi. Kelle intervjuusid sa siin jooksma võtsid? Nüüd sa saad kirjeldada, mis juhtus vahepealsel pool tunnil, mis sa tegid ja kuidas läks ja kelle juurde jooksid? No tolle hetkel, kui ma kõne katkestasin, oli Andrew Wheatley seal, siis sai natuke, jooksin 2 kolleegile kaasa või järgi, et saaks temalt uurida seda, et kuidas siis see mulje jääb, et kumb see nagu siis kiirem kui Hyundai ja asfaldil on, et vanem või uuem. Kas see Ma alustan sellest Wheatley'st, ta rääkis Rally TV-s ja ta andis kõige otsema intervjuu üldse minu meelest, et kõik on fantastiline, kogu see meeskond fantastiliselt töötajad, fantastiliselt palju teevad tööd, imelised juhid ja ma siia ei taha sedada, kõik on fantastiline, imeline, suurepärane. Selline rõve tippametniku jutt, kes ei ütle mitte midagi, vaid räägib, et jah, kõik on hästi, et kõik on suurepärane areng. Kas sa said sealt mingi lause ka, mis oli nagu sisuline või siis, et mõlemad autod on fantastilised, me peame siin, ja siis tuleb siin ümar jutt, pikk jutt, kus ei ole mitte midagi sees? Ei, kõik ei olnud fantastiline. Okei, tänast sõitu ta kiitis väga, seda tegis küll 2 käega. Aga mis ta ütles, et palju selgitas, et palju sõltub teeoludesse, uus Hyundai vajab veel arendamist, mängib rolliga see, et Tänakul on põhjust puru suruda, teistel ei ole, ühesõnaga need olid põhjendused. Miks täna on seis selline? No nii. Ja küsisin Tänakult sama, siis ta ütles ka, et sinna on vaja veel uut masinat veidi arendada ja et ütleme nii, lihtsalt ütleme tänane olukord. Et jah, need olid asjasaliste kommentaarid, mis mul hetkel peas on. Kindlasti oli midagi veel, aga ei tule kohe meelde. Juhan Antunen, kas oli kilerottide šampust näpus või veel ei olnud? Veel ei olnud. Küsisin, et homme suur päev, sest ta ütles, et loodame. Tema jäi nüüd poliitkorrekseks. Loodame, näeme, elame paista, aga seis on hea. Ütleme, ta muhele. Ta on siin, tema on siin iga õhtu muhelenud.
jah, ei, selles mõttes temal on kõik hästi, kiitis Kallet, ütles Ožee kohta, et halb ebaõnn, aga kahjuks läks seekord nii ja üldpildis on Toyotal kõik hästi ja kõik on fantastiline. No vaat, fantastiline. Laenata lauseid. Ma siis küsin Poomilt, enam-vähem ma küsin Rasparus, mis on sinu päeva highlight olnud siis? Võib olla nii sportlik, võib olla nii eraeluline, et mis oli, kuidas sa ise loomustad seda päeva või mis on see, millest sa räägiksid emale? No selfisid ei saanud või tehtud ja kokat enam ei antud tasuta, Coca-Colat. Aga üks highlight, mis ma teada sain, oli see, kui Žee pauku mõni. Siis mõni katset ära läinud juba, aga seesama, kui rääkida puhtalt oma päevast, siis see natuke enda plähmerdamine, et seal vaatasin korra valesti, läksime teise fotopunkti ja sealt me ei läinud ka õiges kohas minema. Ehk siis selle asemel, et autoga katsele sõita, me panime 3 kilti mäest üle, siis pärast 3 kilti mäest alla, et sai täna sammud täis, et siin oli sellel hommikusel poolel oli seiklemist küll. Ja tagasiteel oli siin veidi teisi muresid, et meie saime küll suhteliselt lihtsalt Tšehhist välja, aga siin osad Soome ajakirjanikud ülest ei saanud päriselt, kuna siin katsete järjekord ei olnud täna päris see, mis eile, siis osad teed, mis suunasid meid Passausse tagasi, olid kinni, aga ütleme, mitte ingliskeelsed turvatöötajad suunasid ikka, nii et siin meil midagi hullu ei juhtunud, aga ülevendadel oli üks hetk vaatasid, et umbes 100 meetrit on katseni ja kedagi ees ei olegi enam. Et siin on nagu natuke plähmerdamisi ka ikka. Okay. Võt. Kuidas, miks Ruusi vihm jäi? Lubati suure, et tuleb vihm ja saime ainult ühel ratsel. Kuidas nii, Kasparus? Miks? Vihm tuli ära pikal ülesõidul. See liiga pikad ülesõidud on. Ja selles mõttes oli huvitav, et kui me ise ka sõitsime, mis ta siis oli, Saksamaa, Tšehhi, siis me saime ka poolteed ikkagi, no ütleme, meie päris halliseina ei saanud, aga ikka tuli korralikult. Aga kohale jõudsime, siis natuke veel tibutas, katse algas polnud midagi enam, tagasiteel oli päris täiesti päikseline ilm. Et ma ei teagi, peab ilmataadile etteheited tegema või jah, et pikad ülesõidud. Selle ajal tuli vihm ära ja rohkem midagi ei juhtunud. No võt, homme ootab meid 77 kilomeetrit kiiruskatse, kõigepealt Beyond Borders, siis sõidetakse Mültal, siis sõidetakse Beyond Borders uuesti ja Mültal Power Stage'in ja enamillist ainus põnev asi, meil on vist 2 põnevat asja on ju, homme, võite nüüd mõlemad öelda, esimene on ju Tänak versus Evans, see on vist esikümnes ainus asi, mida üldse tasub jälgida, sest mujal vähemalt hetkel tundub, et sõita vahesid kinni võimatu. Pajari versus Fourmeau 21 sekundit, 77 kilomeetrit, pigem võimatu. Tehtav, aga ma ei näe põhjust, et miks see peaks realiseeruma, see teooria. Aga ma arvan, lisaks veel Evansist rääkides on ikkagi see, et kas Evans suudab kuidagi homme mingit tempot hoida, et üks asi on see, et Otiga võitlus, aga teine asi on ikkagi pühapäeva punktid tervikuna, et kui paljud tast suudavad üle sõita. Ta peab ikkagi üritama vähemalt seal top 3 püsida, et eks siis ole näha, et tänane oli pigem ikkagi minu arvates selline liiga tagasihoidlik ja oli näha, et ega seal midagi head nahka ei tule. Ehk kasutades su väljend, et ta peab munad üles leidma. Teine asi, Ruus, mida ootame, on loomulikult see, et kas Ogier võtab homme 10 punkti. Et tema on küll see, et kuna ta on 3. landunud MM-sarjas, siis seda kõik alla selle oleks fail. Ja seda ta ütles ka intervjuus välja, et siin peab 10 paugutama, et ühtepidi, nagu te ise välja tõi, nagu tegelikult kogu see ralli on näidanud, et ega see esimene startida millegi, siin ei ole nende lõikamis antikattide pärast lihtne. Aga samas, mis ta välja tõi, et tema, kuna ta kõik täna ei sõitnud, tal võib-olla homseks võib-olla nii-öelda kõige parem refikomplekt alles võtta veel. Et ilmselgelt ta läheb paugutama, tal ei ole nagu nii midagi, ütleme, selle ralli kontekstis enam kaotada, sest praegu on ju 0 all. Nii et ma arvan, ütleme, ma ei imestaks, kui ta 10 võtaks, aga ma arvan, et see tuleb äkki, ma ei tea, 8-9, äkki saab Tänak või keegi seal veel natuke kuskil ette. Roland Poom, kuidas sulle meeldisid tänased kiiruskatsed? Ma unustasin sult seda küsida. Milline 3 oli su lemmik?
kas üldse oli lemmikuid või olid täna üsna puised, et ühe kiiruskatse tegi lõbusaks ainult see vihm, kus oli eksimus muus osas. Eile, kui me siin ahetasime, see on vägev nagu, siis täna nagu olid nagu igavamad või sa pole nõus? Jõus, ma isegi ei oska valida välja ja ma jätangi selle võimaluse kasutamata praegu, et ma valiksin välja oma lemmikkatse tänasest, sest vist ei ole sellist ühtegi välja tuua. Eile küll. Okei, siis ma teen Poom sulle teise küsimuse. Õhtused katseid rallisarjas, kas on liiga vähe või liiga palju? Ma eile unustasin küsida. Liiga vähe, ilmselgelt. Juurde, väga hea. Kaspar Ruus, ma küsin siis sinult kohe. Kas rallipäevad võiksid olla veel pikemad ja võiksid olla rohkem õhtuseid katseid? Kas sa tunned ka nagu Roland Poom, et lühike on vaata, et alustad, mis sulle esimene kiiruskatse, mis sa siis välja sõitsid kohaliku järgi kell 8, sõitsid autot kõik välja ja hetkel on siis seal aeg, mis ta siis on? Kell on... Meil on tund maas, 8 õhtul on meil. Ja 8 õhtul, et selline 12 tundi tööd on tehtud, aga töö ei ole veel suuri tehtud, et selles mõttes, et kas tahaksid veel pikemaid päevi? Ma ütlen nii, ma tahaks näha pimedas katseid, aga ma ei taha pikemaid päevi. Ega neil on ka veel, neil on ju... Tahaks sõita, aga ei viitsi neid pikkasi päevi. Ja, aga äkki teeks hoopis nii, et reedel alustame kell 6 õhtul ja paneme südaööni välja. No nagu õhtune valve. Ei, ma sellega on päri, et selles mõttes, et need õhtused katsed on, ma ütlen ka, et natuke, Monte Carlo me kõik vaatame, kuidas nad seal bürood on pimedas ja see on kõige ägedam asi üldse, see tõmbab rallihooaja käima ja siis ülejäänud aastal on selline paneme valges, et selles mõttes pointless. Ja ei, ma tegelikult ütleks seda, et nagu ei ole ka vaja igal rallil ilmselgelt seda teha. Aga no Eestis ei saa, Eestis juulis ei saaks ka, vaata, ei lähegi pimedaks. Ja aga sügisel juba ju kannatab teha ikkagi, kui kella 6:30 on juba pime, siis nagu kannatab pimeda katseid panna, et see võib olla Montes saab seda pimedas sõitu ja ongi võib-olla hooajal on veel 1-2 rallit, kus seda võiks nagu teha, et ega ma ei tahagi öelda, et nüüd iga ralli peaks öökatseid sõitma. Eks see ju, ütleme, sügisesel Euroopa ajamendis olekski ju, ma ei tea, 10 või 11, 8 oleks ju täiesti juba okei päev ju. Et ei pea kell 5 hommikul väljuma ja südaöösel tagasi jõudma, et ma ei tea, mulle tundus see praegu sähvatus. No mul on geniaalne idee. Mul on uus geniaalne idee. Pole ammu olnud. Meil on sõidetakse lumel terve ralli, sõidetakse asfaldil terve ralli ja kiirel asfaldil ja sellisel asfaldil ja sellisel kruusal, aga miks meil ei ole ainult ööralli, let's go, et on ainult öösel kiiruskatsed ja mis seal vahet on, mingid sellisest kõva spordikultuuriga riigis, seal ei oleks vahet ka, me paneme kell 2 öösel oleme üleval, et büro teha ja olla, see oleks täitsa tehtav, et miks me peame päeval sõitma? Võikski teha, et üks katse on valges, ülejäänud kõik pimedas ja vaat see oleks asi ju. Ütle nüüd, et sa Roland Poomi tahaks näha, kes on parim pimedas sõitja maailmas. Eigol on aeg nõkust ära minna. Mis asja on geniaalne? Kas enne kui ma nüüd lahku, ma sekundeerin Poomile, et see rahuneme. Pimeda ralli oleks parim asi ever. Okei. Kaspar Ruus, sulle siis viimane küsimus, parim kulinaaria elamus või üldse kulinaaria elamus või oled seal täna söönud ainult süüa tanklatest? Täna olen söönud, hommikul oli hotellis ka, aga päeval on ainult tanklas söönud ja eks paista, mis nüüd õhtul teeb. Valik on kas tankla või jälle pitseeria, mis on juba menüü on peas juba. Vot, ja Roland Poom, sina siis tee üks julge ennustus homseks. Julge ennustus, see tähendab, et mis juhtub homme sellist, millest me võime rääkida. Sina eile ennustasid, et Evansil läheb rehv, ei läinud. Et tee homseks siis veel üks uus julge ennustus, vaatame, kas mõnikord läheb. Bye. Ma ennustasin, et Ott võtab Evansi ära, oli esimene, aga äkki siis läbi rehvi purunemise. No õnneks sai puhtalt kätte. No teeme siis selle, et Evans põrub ja pühapäeva arvestuses top 3 ei pääse. No vot, sobib. Ja see oli seekordne saade, et Kaspar Ruus sulle siis edu, et
olge siis mõnusad seal rahakesi meie kuulsa fotograafi Taavi Separ, et ilusat pitseeriat teile. Ja Roland Poom, sa siis loe oma naisele sõna peale, et ta homme jätad sünnitama, sest me tahame ikkagi homme rallipäeva kortu võtta. Homme õhtul, jah. Et homme on öeldud 4 kiiruskatset, viimane algab Eesti aja järgi 14.15 ehk kõhutunde järgi me umbes 400 meetris ja siis vaatame, kas Kaspar Ruus saab ka meile appi tulla või selle ajal ta võtab kõigiga asju rottu ja see oli seekordne saade ja rohkem ei teegi. Te öelge siis koos kuulajatele nägemist, ma panin trõlli ja saime seekord hakkama 3 tunniga, mis on uus rekord. Auf Wiedersehen. Nägemist ja homme. Auf Wiedersehen. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.